on siis nüüd järgmine liigamäng siin nädalavahetusel Tarvastuga, kes on ka päris küllaltki hästi alustanud enda hooaega, et mis nipiga meie neid murdma läheme? No tegelikult eks meil ole kogemust ka eelmisest hooajast, nagu natukene mõelda nendele mängudele, mis eelmine hooaeg olid ja sellele koosseisule, mis meil võrreldes selle eelmise hooajaga oli, siis pigem lähen mina igal juhul positiivsete nootidega sinna mängule ja kuna ma tean, et see on ka Viljandis, kus oli tegelikult väga okei kunstmuru väljak, mis tähendab seda, et meie saame täiesti vabad maast söötu mängida, meil on ruumi, meil on võimalik see keskvälja ja äärepoolikute hea tehnika ära kasutada igal juhul võib-olla enda kasuks ja igal juhul lähme seda võitu sinna püüdma. Kas meil on ka mingi salarelv, mida me kindlasti seal Viljandis välja käime või kuidas sellega on? No salarelvana võib-olla, eks ei ole võib-olla jälle kiidusõnad, aga praeguse seisuga tuleb mulle pähe Eero. Et see mees, kes on tegelikult mänginud väga kõrgel ja juba eelmises mängus näitas, missuguse tehnikaga ja missuguste oskustega ta on. Et vaatame, kuidas ta siis nende vastu saab. Ja kindlasti ei tasuks ka ära unustada meie tulihingelisi fänne, kes kindlasti, ma arvan, on ka meile 12. mehe eest platsile. No igal juhul. Fännidele, ma ei tea, seda kiitust ja tänusõnu ma ei suuda neile kunagi ära anda, et see, mida nemad teevad siin, ma ütleks, et isegi tihtipeale 2 meest väljakul rohkem, kui nad seal kõrval on, et see on tõsiselt kihvt. Kuule, aga igas midagi, näeme siis nädalavahetusel Viljandis ja teeme oma asja, davai. My brain, I haven't got enough blood. I cannot love you enough. If you got love